Tere! Mina räägin täna kulleritest. Õigemini sellest, kuidas robotid kullerite töö õige pea üle võtavad. Ma ei tea, kas siin saalis on inimesi, kelle jaoks on kullerite ootamine meeldiv tegevus ja kes naudivad seda. Kui sellised inimesi siin on, siis nad võivad rahulikult püsti tõusta ja praegu saalist välja minna, sest nende jaoks midagi positiivset siit ei tule. Näen, et kõik jäid istuma, järelikult kulleri ootamine ei ole midagi meeldivat. See on probleem ja seda me püüame ka lahendada. Praegu on käimas väga suur e-kaubanduse buum. See on toonud meile tegelikult tohutu ajavõidu. Me ei pea minema poodi, me saame ostud teha kodust, pargipingi pealt, töö juurest ja me võidame tohutult aega. Aga tihti me avastame, et selle võidetud aja me kaotame, kui me peame kodus kullerit ootama. Kindlasti olete vahest saanud SMS-i või meili, et kuller saabub kella 14 ja 16 vahel. Te peate 2 tundi kodus olema, ootama. Tegelikult te kaotate selle aja. Te seote ennast sellega, te ei saa teha seda, mida teie tahate. Veel hullem on see, kui tuleb teade, et kuller saabub peale lõunat. Ta võib tulla kell 1 või siis hoopis õhtu kell 8 ja te olete jälle teatud kohta kinni seotud. Seal püüame, selles valdkonnas on Cleveron võtnud endale väljakutse, et see probleem lahendada. Cleveron on viimased 10 aastat oleme keskendunud viimase miili tehnoloogia arendamisele. Ja just selles suunas, et klientide, lõpptarbijate aega kokku hoida, teha kaupade kättesaamine lihtsaks, mugavaks. Meie pakiautomaadid, pakirobotid on üle maailma, alustades Eestist, Smartpostist ja selliste suurte kaubanduskettidena nagu Zara ja Walmart Ameerikas. Aasta lõpuks peaks olema Walmartis juba 700 supermarketis meie robotid, mis teevad seal paki kättesaamise oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks. Ja nüüd on järg kullerite käes. Kuidas asendada kullerid robotiga? Isegi sellest on natukene vähe, kui inimese asemel tooks paki koju kuller, sest te peate ikkagi ootama seda robotkullerit. Siin on vaja veel midagi. Ja selleks on kodune pakiautomaat. Meie väljakutse meile on selline, et inimene ei pea pakki ootama, vaid pakk peab ootama inimest. Kuller tuleb, toob teile paki, te ei pea olema selle aeg kodus või minema kullerile vasta. Te lähete, saate paki kätte siis, kui teie tahate. Ja vaatame nüüd ühte videolõiku, kus on näha, kuidas see robotkulleri süsteem töötab.
10-15 aasta perspektiivis me näeme, et maailmas üle miljoni inimese, kes täna töötavad kullerina, on sunnitud ümber õppima ja leidma endale uue ameti, sest robotkullerid võtavad selle töö lihtsalt üle. Kui veel rääkida üldse isesõitvatest autodest, siis siiani räägitakse põhiliselt sellest, et isesõitvad autod tulevad ja hakkavad inimesi vedama. Me usume, et enne tulevad pakke vedavad isesõitvad autod tänavatele, kui inimesi vedavad isesõitvad autod. Miks? On ju praegu teada dilemma, et kui isesõitev auto sõidab ja tekib ohuolukord, siis peab auto otsustama, keda ta päästab, kas neid inimesi, kes on tee peal ohus, või neid inimesi, kes istuvad autos. Ja see on väga keeruline küsimus, et kuidas seal otsustada. Kui aga autos on ainult pakid, siis on väga lihtne. Päästa tuleb inimesed, pakkidega võib kas või kuristikku sõita. Aga vaatame siis, milline see kullerrobot elusuuruses välja näeb. Olen saanud juba eelnevalt väga palju küsimusi selle kohta, et millal sellised autod siis robotkullerid võiksid siis tänavatel liikuda. Meie ajaplaani kohaselt on aastal 2020 esimesed piloodid tänavatel ja viivad reaalseid pakke reaalsetele inimestele. Siis on küsitud, kas me teeme koostööd mõne autotootjaga. Vastus on ei. Jah, me otsisime sellist elektriautot, mille kandevõime oleks suurem kui auto enda kaal. Ja me ei leidnud seda. Ja siis me otsustasime, et me disainime selle robotkulleri ise nii väljast kui seest. Loomulikult me ei tee kõiki asju ise, me ei hakka ise patareisid tootma, elektrimootoreid, rehve, muud sellist, seda tellime ikkagi koostööpartneritelt, aga põhilise kontseptsiooni, selle tootmise, selle me teeme ise. Küsitud on ka palju tehnilisi detaile, kui kiiresti sõidab, kui palju pakke peale võtab. Täna me seda öelda ei saa. See on esimene prototüüp. Tehnilised numbrid on veel lukku panemata. Neid saame täpsemalt öelda juba 2020, kui me selle robotkulleriga tänavale tuleme. Aga vaatame nüüd, kas see robotkuller suudab ka näidata, kuidas ta pakki üle annab. Me ei jaganud sellist kodupaki-automaati suurt siia kaasa võtma, paneme siia lihtsalt ühe väikese riiuli ja proovime selle peal demoda. Siis robotkuller sõidab, ta tunneb ära selle asukoha, selle kodupaki automaadi, ta jõuab sinna kohale, kui ta on õigesse kohta ära parkinud, siis ta alustab paki peale panemist, kappi panemist. Tubli, sai hakkama. Me elame fantastilisel ajal. Meil on võimalus tulevikku luua ja me kasutame seda võimalust. Aitäh!